tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. We're only you and I. We light the sky when we ignite. Yeah, when we come alive. When we come alive. Nonii, ongi esimene osa videoblogist käimas. Mis siin ikka rääkida? Enamus jutust selle esimese reisi kohta on juba blogis kirjalikult kirjas, need pikemalt ei hakka rääkima. Siin jooksis pilt minu pakitud autost ja pakitud kotist. Pakkisin asjad kokku suure raske kotiga Rootsi laeva, Rootsi lennujaama, Rootsist Kopenhaagenisse, Kopenhaagenis ilgavane jama väikse lennuga, saime hotellitoa ööseks ja hommikul jätkasime lendu õhtuks Taani. Taanis olin 4 päeva, seal käisime väljas, tegin reisiplaane ja siis läks juba lennuks edasi. Mis seal ikka? Mis meil siin on? Siin on pildid plaanide tegemisest, nagu juttu oli. Et kui ma lendasin sinna Taani ja mujale, siis sinnamaani tundus mulle siuke nagu koolist koju või töölt koju minek. Aga kui ma võtsin need lennupilletid pihku, mis siin näha oli, siis lõpuks tulin selle peale, et tegelikult lendan ju ikkagi väga kaugele. Ja siin ongi pilt, kus on Hongkongi kohal siis lennukis tehtud enne Hongkongi maandumist pildid. Tõdemus tuli lõpuks, aga tuli Hongkongi lennujaam. Siis Hongkongis olin tund aega ja edasi Kuala Lumpurisse. Siin on maja, kus ma ööbisin. Kuala Lumpuris ja minu tuba. Järgmisel päeval, nagu ka kirjutatud blogis oli, Kuala Lumpuris kaksiktornide ekskursioon, mis iseenesest oli suhteliselt mõttetu. Raha raiskamine 80 ringitit läks sinna. Ei olnud seda väärt. Aga mingit vaadet sealt nägi, mingisugust linna Kuala Lumpurit, mis sirgus siia sinna üle terve silmapiiri. Ja siin ma siis olen vahetult peale tornis käimist, torni taga, City Parkis, kuna mul siis veel seda enekapulka ei olnud, millega ennast filmida, siis tuli kaamerat käes hoida. Ja kuna ma sel hetkel veel ei teadnud ka seda, et ma hakkan pidama videoblogi, siis ma lihtsalt hoidsin telefoni käes ega öelnud mitte midagi, lihtsalt vahtisin ringi lolli näoga. Et siin veidikene näeb seda õhkkonda ja siin kaksiktorne ja nende vahel olevat silda, mis siis tegelikult ei ole õieti kummagi külge kinnitatud, vaid vetrub üles alla, kui seal hüpata. Mis veel Malaisiast rääkida on see, et kohalikest on seal vägev segu, et seal on eri uskusid, eri rahvused, kõik need ümberringi, Indoneesia, Filipiinid, taimaalased, hiinlased, aga mustad, valged, kirjud, kõik igat värvi on seal koha peal. Ja jah, selles mõttes on väga kirev, aga samas kõik elavad väga rahulikult enesega koos, et ei ole mingit terrorismi ja jama seal, moslemid ja kristlased ja muud usud. Siin ma siis olin teel sealt torni juurest turule ja tagasi, pilte mingitest vanadest majadest. Ja neid maju seal just osasid renoveeriti. No nüüd mul on juba lõpuks enekapulk ka käes, enekapulgaga ka vähekese pulli seal mingit suvalist maja filmin. Aga millest ma siin veel tahtsin rääkida oli see, et millest ma juba ilmselt kirjutasin blogis oli see, et ühistransport oli väga odav. Aga tänu sellele siis oli keda rahvast täis ja suht ebameeldiv oli sõita seal just tippkini hetkedel eriti veel. Ja matkamise koha pealt võtsin ilmselt liiga palju asju kaasa. Telke ja värki poleks pidanud võtma, kott oli päris raske, aga õnneks suure koti ma tegin õige otsuse ja jätsin lennujaama. Ehkki pärast tuli välja, et 2 lennujaama kõrvuti ja jätsin valesse lennujaama. Aga jah, linna peal oli väikse kotiga kena ringi hüpata. Siin ma olengi teel tagasi sinna kaksiktornide juurde, kus ma mõtlesin, et ma lähen kinno, sest kino maksis ainult 2 € ja 30 midagi senti eurodes siis.
aga sinna jõudes otsustasin, et mis ma seal kinos ikka passin, et sõin ühed kohalikud nuudlid ja siis kobisin parki puu alla peikutama. Et see samasugune City Park seal kaksiktornide kõrval, sinna siis läksingi, viskasin selle kunsttiigi äärde või purskkaevude, mis iganes asjade äärde pikali ja ärkasin alles siis, kui vihmapiisad ja äiksemürin mind äratas. Et siin ma olengi lindistanud päris nii mõnegi äikse sähvatuse, kõik ei ole küll välgunoole kujuga, aga siiski nagu on näha, et kuidas see mussooni torm ennast üles kerib. Et sellisel seal kell 3-4 pealelõunal siis veel ei olnud seda tormi nagu väljad tulnud, et need äike nagu tuli peale ja sähvis linnast veidi eemal või siis äärelinna kohal. Aga suurt vihma veel ei olnud, et suur vihm tuli õnneks alles siis, kui ma olin teel rongijaama õhtul ja siis tuli korralikult, et pärast on ka bussis tehtud videod, kus üks sähvatus päris hästi peale oli jäänud. Aga noh, siit ma olen välja lõiganud ka mõned teised nii-öelda sähvatused ja mis siit näeb, et tegelikult oli ikka päris palju neid, nagu siit näha on. Egi päris kaua aega võttis mul seda aeglubis videot läbi kammida. Kui ma seal pargis ära pikutanud ja istunud olin, siis istusin veidi Starbucksis. Kui mujal on toit odav, siis igasugused Starbucksid ja Subway'd ja kõik sellised brändid, mis on rahvusvaheliselt, muidugi olid nii-öelda sama kallid, kui nad ka teistes riikides on. Et sellel suurt vahet ei ole. Aga jah, Starbucksis kirjutasin siis oma selle blogi jupikese valmis ja seejärel jalutasin edasi. Et siin järgmine videolõik juba ongi sellest, kui ma oma eneka pulgaga mööda siis hilisõhtust või sellist, polegi hilisõhtu, aga õhtust Kuala Lumpurit lingi rändan autode vahel ja majade vahel. Ja siin ma olen. Liiklus on päris karm, siin varsti on kuulda aga politseiniku ja liikluskorraldaja vilet. Palju autosid, igasuguseid erisuguseid. Ja tihtipeale nad ei hooli ka tuledest, et sellepärast on ka lisaks valgusfooridele olemas ka liikluskorraldajad, kes siis teevad karmi vilega karmi nägu ja näitavad, kuhu mitte minna, mis ajal. Siit kuskilt paistis hetkeks vist ka üks kaksiktornidest minu selja tagant, kui ma siit üle tee lipsen, seal ta on, üle õla. Ja ega siin palju ei näe, terve tee on paksult autosid täis, õhtused liiklusummikud peale tööd. Äärelinna sõidavad, linn on suur, see oli ligi 238 ruutkilomeetrit oli linna suurus, nii et päris piirakas alalinnal. Siin ma märkasin enda taga botaanika aias olevat teletorni või mis iganes ta on, raadiotorn. Ja võtsin, et teeks ühe väikse võtte, pärast teeks sellest foto, aga niisama oli näoga pildile. Et need kuulsamad hooned, nagu see seljakalt tagant aeg-ajalt näha oli, on öösel päris ilusad. Ma hakkan sinna kaksiktornide juurde tagasi minema, aga Joanniga saime kokku, läksime tema sõbrana juurde ning edasi liiksume Hiina linna. Et siin olemegi juba Hiina linnas, nagu ikka need Hiina linnad igas suuremas. Siit paistab Joann ja Sandy. Pakutakse puuvilja. There is a seed inside. Seeme on sees, aga Don't esil kui ma aru ei saa. The rock. That is why they call seed. Okay. It's a fruit. Yes. So what shall we have? Hiina linnas nagu ikka. Käekotid, värgid, särgid, kila, kola müüakse, toidukohad. It's all right. It's all right.
siin pakutakse igast värki mööda minnes, peab ära ütlema no thank you, et kutsutakse sööma ja nii edasi. Ikka need müügid käivad selles riikides. Muidugi igal putkal oma muusika. Aga läksime siis sööma sellisesse nii-öelda kiirtoidu kohta, tänavatoidu kohta, kus oli leti peal valik varraste otsas ja niisama, nagu siin näha on. Igasugu head paremat. Mina võtsin enamasti Timeset, võtsid endale need asjad taldriku peale, siin all ääres on ka taldrik näha ja siis andsid osad asjad grillimiseks sinna ja ülejäänud võtsid ise kaasa. Niisiis, Hiina linnas oleme. Ma ei tea, siit on näha ka. Sööme sellise laua taga, kus keskel on podisev pada. Võtsime endale igast värki ja särki. Igast värki ja särki, mida süüa. Osa grillitakse ära koha peal ja osa tuleb siis siin erinevatest kastmete sisse torgata ja ära süüa. Mina leidsin, et kõige parem on segu 3 kastmest ehk siis spicy, peanut ehk siis maapähkel ja mingisugune 3. kaste. Segad selle ära ja siis sööd. Väga neid Timeseid valikuid on. Siin on mingid seened, mingi salatirulli sees. Ma selle õieti kätte saaks. Pulkasid liiga madalal alati. Op. Okei, peab vist kahvli võtma. Siit läheb. Meil on deep fried tofu, seened ja siis veel mingi tofuga täidetud taimedega. Tofu sees olid siis kurgiribad, mida ma seal just osutasin ja lisaks deep fried seentele. See oli ka brookoli, mis oli ära grillitud. Väga hea, lihtsalt brookoli. Veits tegin sohki ka, taimetoitluses rohki. Võlts taimetoitlane nagu ma olen. Siin väiksed, mis iganes pallid need on. Iganes läbi on keedetud, kõhuhaigust ei saa. Ada su. Tapi dalamnya semua ada. Ilmselt kõhuhaiguse väikese sain ma enda halvaks läinud martsipanist, mis ma peale lõunal Perti saabudes ära sõin. Siin on siis ka bussiga sõites veel saadud seda nii-öelda juba käivat mussooni ilma peale, kus seda välku sähvib nii kuis jaksab. Sorry, et see video ei olnud nii põnev, kui oleks võinud olla, ei olnud klippe, kus ma midagi tutvustan, midagi teen, tšiki-prikid, midagi olnud. Aga järgnev video juba loodame, et tuleb selle nädala jooksul või siis isegi täna hakkan pihta, võib-olla juba ööseks on valmis. Aga järgmises videos on siis rohkem klippe, kus ma teen ja räägin nagu selles intro videos, mis seal alguses oli, teen ja räägin rohkem. Aga nii kaua siis kirjutage blogi alla kommentaare, küsige küsimusi, kellel ei ole Facebooki, kui seal suhelda, siis suhtleme. Ja nii kauaks siis oodake järgmist videot. Stay tuned, nagu öeldakse, et varsti tuleb siis järgmine. Thanks vaatamast, kes iganes seda nägi. Tšau! Järgmises osas kõnnin silla alt läbi. Panen oma kaamera valetigi tööle. Tunnen uhkust oma soengu üle. Kõnnin rannas. Ja minu soeng tantsib kuskil Veinimõisas.